Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame, kuidas lisada lehekülje numbreid. Ja kuidas lisada neid siis oma tööle niimoodi, et meil näiteks paar esimest lehekülgede peal numbreid üldse ei näidata. Et mul on siin üks selline õpilastele näidiseks tehtud uurimistöö ja minul peaks algama nummerdamine nüüd sissejuhatuse teiselt lehelt. Kuna mul siin on see sissejuhatus esimesel või ühe leheküljeline, siis ma peaksin alustama siis sellest osast. Ja kuidas see põhimõte siis on? Et kui ma lihtsalt vaikimisi nummerdan ära leheküljed, siis mul on võimalik panna niimoodi, et esimesel leheküljel ei näita. Aga minul on vaja, et 3 esimesel leheküljel ei näita lehekülje numbrit. Ja selleks kasutatakse nüüd seda, et kasutatakse sektsiooni vahet või sektsiooni piiri. Kui ma võtan endal lahti et ma näeksin kõiki neid märke, mida ma olen sisestanud, tühikuid, entereid, näete lehekülje piirid, otsime üles siis selle lehekülje piiri, kus meil tuleb siin pärast sissejuhatust nii. Selle lehekülje piiri ja siin ma tegelikult tahan, et selle lehekülje piiri asemel oleks hoopis sektsiooni piir. Ja siis ma valin küljenduse, piirid ja järgmine leht. Ja nüüd ta tegi mul, kui ma siia ülespoole kerin, siis näete jaotise piir, järgmine lehekülg. Nii et siit algab mul siis uus osa, kus siis käivituvad ka need uued põhimõtted. Ja nüüd ma tahan siis siia alla saada lehekülje numbrit. Selleks ma teen siin topeltklõpsu, ma näen ka nüüd, ma olen jaluses, et see on jaotis 2 ja kui ma ülespoole kerin, siis eelmise lehe peal on jaotis 1. Jaotis 2 ja eelmistega ma ei lingi, siit ma võtan selle, et see ei oleks aktiivne. Nii, võtame lisa, lehekülje numbrid ja kõigepealt siis vorminda lehekülje numbreid, et ma alustan numbrist 4. Panen OK ja nüüd siis lehekülje numbrid, lehe lõpp ja keskele. Nii, ja nüüd ongi mul näha, et siin on lehekülg 4 ja kui ma kerin allapoole, nii võtame need paragrahvi märgid ära, siis on lehekülg 5 ja nii edasi, aga esimestel lehekülgedel mul nüüd numbreid ei ole.